Mina olen Helen, töötan Priias ja Satika programmiga töötamine on üks minu töö osa. Satikas kasutab Euroopa Kosmoseagentuuri Sentinel-1 ja Sentinel-2 andmeid, mis on tasuta kättesaadavad ja allalaaditavad. Seejärel töötleb Satikas neid andmeid ja hindab, kuidas hein kasvab rohumaal piltlikult, et kas ta on seal niidetud või ta ikka veel kasvab. Mina olen Kaupo Voormansik, Satika programmi arendaja. Ma tulen teadustöö maailmast, kus hästi palju tehakse uurimistööd, mis kunagi võib-olla ei jõuagi rakenduseks, siis Satikas programm on Priias aktiivselt kasutuses ja selle kasu ja majanduslik mõju ajas aina suureneb. Siin on näha üle terve Eesti rohumaad ja Satikas annab neile värvid külge, et roheline on niidetud ja punane on niitmata. Me saame väga palju informatsiooni ilma, et me peaks kohale minema. Seetõttu jääb ära nii inspektorite eeltöö, sinna sõitmine, mis jällegi hoiab ju kokku kütust, aega, ressursse. Arvutis põllu mõõtmine võtab kuskil umbes 3 minutit. Aga koha peale siis on vaja eeltööd teha. Kõigepealt tuleb vaadata, kus see põld asub, kelle juurde ma lähen, mis toetusi taotleja küsib ja siis tulla ka koha peale, et äkki on vaja mõõta. Ja seda siis tehaksegi. Vähemalt vanasti tehti ja siiamaani tehakse selliste instrumentidega. Euroopa Liidu digistrateegia põhieesmärke on 3. Pakkuda inimesele turvalist keskkonda, et need digilahendused ja tooted ja teenused, mida sa tarbid, oleksid turvalised, see tehnoloogia oleks kasutajasõbralik ja et sul oleks ka võimalus seda teha, et sul oleks kiire internet igal pool. Teiseks, et ettevõtted saaksid toimetada Euroopas, et nende tingimused, kuidas nad toimetavad turul, oleks võrdsed. Ja 3. see muidugi, et digimajandus ja andmemajandus aitaks kaasa kliimamuutuste vastu võitlemisele, ressursside paremale kasutamisele ja et nad ise ei oleks saastamise allikaks. Satika programm Eestis on üks parim näide sellest, et siis jäävad inspektoritel kõik need töötunnid olemata, kilomeetrid sõitmata, nad ei pea kohale minema ja vaatama, nad saavad kasutada satelliidipilte ja selle näol teha siis otsuseid, kas toetuse maksmine on õigustatud või mitte. Ja me alustasime Priiaga koostööst, aga nüüd aina enam ja me oleme ka liikumas talunike aitavate rakenduste arendamise poole. Et praegu meil on algamas üks projekt, kus tuleb saagi koristamise ajastamist. Ajastamise infot pakkuda. Siis põhimõtteliselt, et kui küpse vili... Ja umbes, et millal minna selle graafiku ja ilma info põhjal, et millal on kõige mõistlikum aeg minna koristama, et saada kõige valminum ja kõige väiksema niiskussisaldusega vili. Et see kasu laiemalt on nagu targematest otsustest. Satika programm ongi hea näide tehisintellekti reaalsest rakendusest, et me mitte ainult ei kasuta seda enda nutitelefonides ja ei ole selle tarbija rollis, vaid päriselt siin Eestis me arendamegi tehisintellekti rakendust ja me oleme 5-6 Euroopa eesmineva riigi seas, kes tõeliselt uuenduslikku arendus- ja teadustööd teeb selles valdkonnas. Üks küsimus, mis hästi oluline digiühiskonnas on see, et kõik need head mõtted ja innovaatilised ideed ei jääks ainult paberile, vaid et inimestel, teadlastel, noortel, ettevõtetel oleks võimalus neid päriselt teostada. Ja ka selleks pakub digistrateegia lahendusi nii selle näol, et pakub rahasüste nendele ideedele, et neid päriselt ellu viia, kui ka seda luua selline keskkond, kus oleks võimalik innovatsiooni rakendada. Mul on hea uudis kõikidele noortele, et ärge jääge oma hääde mõtete peale ise magama, vaid katsuge neid ikka ellu viia ja Euroopa Liit toetab teid selles.